Nüüd oleme aga istunud siia mugavatesse stuudiotoolidesse ja kui ma ütlen mugavalt, siis minul on mugav, sellepärast et mina ei pea isegi mitte küsima, selle lõigu küsimused olete teie head vaatajad meie sotsiaalmeediakanalites pakkunud ja Lauri Läänemetsal võib-olla nii mugav ei ole, aga alustame. Aivar tahab teada, miks on sotsiaaldemokraadid nii kahepalgelised, et kui olite valitsuses, siis kiitsite igasuguseid asju heaks, nüüd opositsioonis samu asju kritiseerite. Aga peab ju vaatama mida, et kui me leppisime kokku valitsuses näiteks julgeolekumaksu, mis on ajutine, siis valitsus tegi sellest ainult käibemaksu ja püsiva tõusu, et loomulikult me oleme kriitilised, sest sellist kokkulepet meil näiteks ei olnud. Kalle tahab teada, miks te olete nii kinni tuulikutes? Ei, me ei ole tuulikutes kinni, et lõppkokkuvõttes, kus sotsiaaldemokraatide praegune, me uuendasime oma energeetika seisukohti. Aga seal on palju tuulikuid sees? Jah, aga seal on ka sees tulevikus, kui vaja tuumajaam, seal on sees tegelikult põlevkivi katlad aastani 2040, seal on sees ka gaasijaamad, aga seal on tuulikud ka ja see on puhas majanduslik arvestus. Te ise olete Väätsal pärit. Väätsa, nüüd on küll Türi vald, on valmis minema kohtusse, et mitte lubada tuulikuid sinna teha teie kodukanti, et seal te ei taha tuulikuid. Ma olen volikogus eriarvamuses ja vastu hääletanud tõesti sellele praegusele suunale. 10 tuuleparki on Eestisse vaja ja ühte meretuuleparki ja sellest piisab. Kas või Väätsale võiks siis üks tulla? Sinna, kus koht on võimalik, sest lõpuks keskkonnamõjud on ja inimeste kohalike arvamus on ka oluline, aga neid on vaja nagu. Kas see ei kõla jälle niimoodi, et oleks vaja, aga mitte sinna, kus teie elate? Ei, mina ei ole kunagi nende vastu olnud, aga lõppkokkuvõttes ma ei tea, kus kohta neid Eestist tuleb ehitada. No seda mina hinnata ei oska, aga me peame aru saama, et ilma elektrita lõppkokkuvõttes vahet ei ole, kas elad Väätsal või kuskil mujal. Päris kallis on see tulevikus see elu. No räägime maksudest ka, te korduvalt ütlete, et rikkad peaksid rohkem panustama. Kust maalt on, mis palgast alates on inimene rikas? Üldiselt reeglina palk ei määra rikkust, et rikkus tuleb pigem finantsvaradelt ja kõigelt muult. Tuleb sotsiaaldemokraatidelt ikka mingi konkreetne plaan, kes maksab, mitu protsenti maksab, sest ma kujutan ette, et kui te ütlete, et rikkad peaksid rohkem panustama, siis enamik vaatajaid mõtleb, et võtate Urmas Sõõrumaalt miljardi ära ja kõik saab korda. No siin on 10% sisse lähevad näiteks Riigikogu liikmed oma palgaga, et kui inimene, kes teenib 4000 või rohkem eurot kuus palka ja peab maksma 100 eurot kuus rohkem maksu, siis tema elukvaliteedis mitte midagi muud. Aga te olete arvutused teinud, et siis sellest 100 eurost 4000 pluss palkadelt piisab? Et riigieelarve saaks korda ja kõik muud asjad saaks. Ei, ma ei räägi sellest, seda programmi me teeme, sest me peame programmis 2 asja välja pakkuma. Üks on see, et tänase riigirahanduse ja eelarve nagu augu lappimine, pluss siis see, et kui sul on valimislubadused, et sa suudaks neid lubadusi katta. Ja enne kui ei ole neid valimislubadusi kokku lepitud, ei saa ka seda rahanduspoolt teha, nii et sellega läheb veel aega. Nii et teid tasuks kuulata siis, kui nagu mõlemad pooled on olemas. Enne seda on see lihtsalt jutt. Teate, aga ma arvan, et see printsiip on väga oluline, sest ma arvan, et täna meil ei jää mitte ühtegi rahandus-majandusspetsialisti, kes ei ütleks, et mingid maksumuudatused tulevad pärast. Seda teeb nii Isamaa kui kes iganes peaks võimule saama, sest lihtsalt riigieelarves on nii suur miinus. Ja Laura palub väga konkreetset vastust. Kõike ja mõlemat ei saa. Kas kaitsekulud või sotsiaalkulud, kumb on tähtsamad, kui valida tuleb? Võtta, aga saab tegelikult mõlemat. Ma toon näite, et kuidagi on jäetud mulje, et riigieelarve on täpselt nii suur, nagu ta praegu on ja selle sisse peavad kõik asjad ära mahtuma, ei pea. Riigieelarve võib olla suurem, võib olla väiksem ja need ongi poliitilised otsused. Aga jätame selle siis valimiskampaaniat vaidlusteks. Kõigil poliitikutel, kes siia tulevad, küsima ka teie tundmaõppimise küsimusi, ehk siis lemmik Eesti ansambel või laulja? Maarja-Liis Ilus minu arvates väga nagu hästi laulab oma häälega, mängib väga hästi, tegelikult Liisi Koikson. Nii, mis spordiala vaatate telekas kui üldse? Üldiselt ma telekat eriti ei jõua vaadata, aga praegu ma jalgpalli niimoodi natuke vaatan küll. Ja. Nii, iseloomustage end ühe sõnaga. Heatahtlik, rõõmsa meil. Mis on päris esimene töökoht, mille eest ka raha saite? See oli kunagi, kui ma kõik oma suved veetsin Põlva Võrumaal, siis ma käisin mustikuid korjamas, korjasin mustikuid, hommikul läksid metsa ja siis müüsid neid kokku ostu. Mida teete, kui närv must ja stress kallal? Jooksma lähen.
nii, telefon on laua peale teil just jäetud. Mis on viimane sõnum, mis teil telefonis on, kellelt ja mis teemal? Ma tean, viimane sõnum on meil omavahel aga enne seda on Aleksandr Krjukov, ERR-i ajakirjanik, et siis me arutasime, kas presidendivalimistest saame nagu intervjuud teha ja enne seda on Õhtuleht samal teemal ja nii edasi. Eks ta praegu aeg selline, aga viimane foto telefonis? Viimane foto on tehtud eile õhtul, see on Võru, ilus päikesepaiste õhtul. Mida kadestate suurima poliitilise konkurendi juures? Neil valimistel tegelikult tuleb valik kas Isamaa või sotsiaaldemokraadid, nii et me võiks võtta Isamaa ja ma ütleks, et mina ei suuda kaamerasse või inimesele otsa vaadata ja sellist mitte nii tõeset juttu rääkida nii tõsise näoga. Õhtusöök, mis tahes maailma inimesega elus või surnud, kes ja miks? Vot ei tea, ma olen mõelnud ühte asja, et võib-olla võtaks kellegi 100 natuke rohkem aastat tagasi, kui Eesti riiki loodi, sest tagasi vaadates on väga lihtne vaadata, et kuidas need otsused tehti, tundub, et läks kõik loogiliselt, inimesed tegid nii, nagu nad tegema pidid, aga toona oli täielik teadmatus. Oleks päris huvitav teil siis pärast muljeid kuulata. Oleks küll. Aga üks harjumus, millest tahaksite loobuda? Üks harjumus, millest loobuda, liiga hilja lähen magama. Ma ei tea, kas see harjumus on, aga ta kipub nii minema. Lauri Läänemets, aitäh siia toolile tulemast ja järgmisel nädalal siis juba uus poliitik.